Iisrael korraldas laupäeval ja öö jooksul uusi rünnakuid Lõuna-Liibanonis, tappes vähemalt 11 inimest. Liibanoni võimuni andmetel olid hukkunute seas 2 kõrget Hezbollah komandöri. See juhtus pärast seda, kui Hezbollah haavas raskelt 3 Iisraeli kaitseväelast, mida Iisrael peab relvarahu rikkumiseks. Sõdurid said laupäeva varahommikul plahvatusdrooni tabamuse Ali Tahriri mäeharja lähedal, kus Iisraeli väed tegutsevad turvatsoonis. Iisraeli kaitsevägi teatas, et Ali Samir al-Hajj Hassan, Hezbollahi eliitüksuse Radwani väepataljoni ülem Ali Samir al-Hajj Hassan hukkus rünnakus Ansaris. Teine komandör Ali Mohammed Fakar al-Din, tuntud ka kui Abu Hassan Allah, hukkus Deir al-Zahranis. Iisraeli kaitsevägi tuvastas ta kui Hezbollahi Baderi piirkondliku diviisi vanemkomandöri, mis tegutseb Litani jõest põhja pool. Iisrael tunnistas samuti tsiviilohvreid, öeldes, et Hassani pereliikmed hukkusid, kui viibisid hoones, mida kirjeldati kui Hezbollahi sõjalist peakorterit. Iisraeli kaitsevägi väidab, et pereliikmed ei olnud sihtmärgiks, süüdistades Hezbollah nende kasutamises inimkilpidena. Iisraeli kaitseminister Israel Katz hoiatab, et tuleb veel vasturünnakuid, kirjutades X-is, et ühelgi rindel ei jää ükski arve klaarimata. Me kaitseme jõuliselt oma sõdureid ja kodanikke. Vägivald toimub eriti tundlikul hetkel. Iisrael ja Liibanon on pidanud USA vahendatud kõnelusi, mille eesmärk on olemasolevat raamistikku edasi arendada, mille kohaselt Iisraeli väed lahkuvad Lõuna-Liibanonist vastutasuks Hezbollah relvitustamise eest. Kuid terrorirühmitus on keeldunud relvadest loobumast ning viimased rünnakud ja Iisraeli vastulöögid muudavad selle protsessi üha raskemaks. Nende läbirääkimiste keskmes on Hezbollah terroriorganisatsiooni viivitamatu laialisaatmine. Me näeme, et nad teevad kõik, et sihtida Iisraeli, süüdistada Iisraeli ja takistada selle rahuleppe sõlmimist. See toob esile vajaduse ühiselt tegutseda ja nad kõrvaldada, et Iisraeli riik ja Liibanoni riik saavad rajada uue tee rahu suunas. Liibanoni ametnikud on hukka mõistnud Iisraeli õhurünnakud ja hoiatanud, et need võivad kahjustada läbirääkimisi. Aga Iisrael väidab vastupidist, et Hezbollah jätkuvad rünnakud näitavad, miks Hezbollah relvitustamine peab tulema esimesena. Ja nii, kuna öösel teatati uutest rünnakutest ning mõlemad pooled on oma seisukohti karmistanud, ähvardab vägivald saada veel üheks takistuseks läbirääkimistele, mille eesmärk on konflikt lõpetada.